Mina olen Marilyn ja räägime täna tolmeldajatest, toidutaimedest ja toidujulgeolekust siin Tartu maheaias, kus ka minul on väike lapikene, kus ma üritan toitu kasvatada. See teema on mulle väga oluline, sest et ma olen oma hingelt keskkonnakaitsja ja mul on väga kahju vaadata, et see, mida inimesed teevad, on meie keskkonnale nii halvasti mõjunud viimastel aastakümnetel. Ja sellepärast üritan ma otsida lahendusi. Toidust rääkides alustaksime sellest, et maailmas on 8,2 miljardit inimest, kes kõik vajavad süüa ja juua. Ja need viisid, kuidas me tänapäeval seda toitu neile inimestele, meile kõigile siis söögiks ja joogiks toodame, on kahjuks jätkusuutmatud ja eriti meie praeguses kliima- ja elurikkuse kriisis. Intensiivpõllumajandus, pestitsiidide ja väetiste ülemäärane kasutamine on viinud selleni, et meie mullad vaesustuvad ja kaovad, meie tolmeldajad on välja suremas, meie elurikkus hävineb ja see kõik kokku vähendab ka siis meie toidusaagikust. Ehk siis see toit, mida me saame, selle hulk on kogu aeg ohus. Et kas me ikka suudame need 8,2 miljardit inimest ära toita või siis tulevikus veelgi rohkem. Ja see, mis neid selliseid praegusi toidusüsteeme ohustab, et kõige selline üldisem, on globaalne soojenemine, et see on ohuks väga paljudele meie praegu kasvatatavatele toidukultuuridele, see soodustab võõrliikide levikut, see hävitab tolmeldajate elupaiku ja sellega kaasnevad siis kliimakatastroofid nagu põuad ja üleujutused, mis samamoodi võivad hävitada siis kogu saagi, aga samamoodi ka näiteks paljud tolmeldajad on väga-väga põuatundlikud ja nende arvukus siis langeb tänu sellele. Kes need tolmeldajad siis on? Tolmeldajad on enamasti putukad, aga ka linnud, loomad, nahkhiired, kes kannavad õietolmu ühelt õielt teisele ja aitavad niimoodi taimedel paljuneda, nii toidutaimedel kui muudel taimedel, kes sel viisil on arenenud. Ja tolmeldajad ja eriti siis need putukad, kes moodustavad suurema osa tolmeldajatest, on väga tähtis osa kogu meie toidusüsteemist ja tagavad selle, et see on meil vastupidav ja saagikas. Eesti peamised tolmeldajad on kimalased, mesilased, liblikad, mardikad, kärbsed ka näiteks ja probleem siis ongi selles, et looduslike tolmeldajate arvukus maailmas väheneb just tänu sellele intensiivpõllumajandusele ja pestitsiidide ja väetiste liigsele kasutamisele ehk inimtegevusele. Ja lisaks siis kõik see globaalne soojenemine ja kliimakriisid ja elurikkuse kriis, millest ma juba alguses rääkisin. Umbes 75% kogu maailma toidukultuuridest vajab tolmeldamist. Mõned vajavad seda osaliselt, mõned täiesti täielikult. Ja kõige rohkem sõltuvad tolmeldamisest sellised liigid nagu näiteks mitmed viljapuud, nagu näiteks õunad, pirnid, aga ka näiteks kohvi, kakao, avokaado. Tomatid on üks väga meie lähedane ja oluline liik, mis vajab putuktolmeldamist. Aga ka marjad nagu maasikad ja mustikad ja lisaks ka näiteks selline asi nagu puuvill, millest meie riided tehtud on sageli. Ja need liigid, või need toidutaimed, mis tolmeldamist ei vaja, on näiteks teraviljad nagu nisu, rukis, oder, kaer, kariis. Et nemad saaksid ka ilma putukateta hakkama. Ja on siis mõned liigid, mis suudavad oma seemneid ja vilju kasvatada nii tolmeldajatega kui ilma, aga siis ilma tolmeldajateta on nende saagikus oluliselt väiksem ja juba praegused viimase aja uuringud näitavadki, et need põllukultuurid
mis siis vajavad osaliselt tolmeldamist, nende saagikus ongi juba väiksem tänu sellele, et tolmeldajaid on lihtsalt vähem. Nii, ja nüüd ma räägiks siis natukene sellest, et kuidas toetada tolmeldajaid ja kuidas nende arvukust suurendada, kuidas tekitada neile paremaid pesitsuspaiku nii maailmas, Eestis kui oma koduaias. Et kõige tähtsam esiteks on kindlasti piirata pestitsiidide ehk taimekaitsevahendite kasutust. Seda siis nii põllumajanduses kui tõesti ka oma koduaias, kui keegi kasutab. Ja eriti oluline on mitte pritsida õitsemise ajal, sest et kui sa õitsemise ajal pritsid, siis saab surma nii see tolmeldaja, kes parajasti sealt õielt endale süüa otsib, kui saab mürgitatud siis ka see tema toit ehk õietolm. Üks huvitav tähelepanek põllupidajatele on see, et putukatolmlemist vajavad põllud ei tohi olla liiga suured, sellepärast et näiteks kimalaste lennuraadius ei ole väga suur ja kuna põllu peal pidevalt hooldatakse seda, toimetatakse seal põllul, siis kimalased ei saa pesa teha keset põldu, vaid nad on kuskil seal ümbruses. Ja selleks, et nad jõuaksid siis seal põllu peale igale poole, siis on soovitatav põllud rajada selliste väikeste siiludena või väikeste maalapikestena, mille vahel ja ümber on siis õitsvate taimede alad, kus kimalased saavad pesitseda ja natukene ka siis mitmekesisemat toitu endale lisaks. Väga oluline on, et tolmeldajatel oleksid olemas pesitsus- ja talvitumiskohad. Ehk siis just need samad näiteks põldude vahel olevad muude liikidega siilud, põlluservad, aga ka alad, kus ei künta, kus ei niideta, mädanevad puidud, surnud puud ja põõsad, vanad kiviaiad ja müürid, kompostihunnikud, niidetud heinakuhjad, et üldiselt tolmeldajatele on kasulik, kui sa ei ole liiga hoolikas aiapidaja, et midagi jätta natukene laokile. Niita tasub erineval ajal ja erinevates piirkondades, siis on tolmeldajatel alati mõni õitsev lapikene ja elukoht, kus teda ei segata. Ja tolmeldajatele meeldivad, nagu siit juba ka eelnevast jutust välja tuli, et tolmeldajatele meeldivad õitsevad asjad, sest et seal on ju õietolm. Ja meil Eestis tähendab see siis näiteks selliseid asju, mida üldiselt hoolikad aiapidajad välja rohivad, nagu nõgesed, võililled, karukkililled ja ohakad, et võib-olla igalt poolt ei peaks neid välja juurima, et tasub jätta midagi ka alles. Ja just see mitmekesisus nii umbrohtudes kui toidutaimedes on see, mis on kasulik nii tolmeldajatele, loodusele kui ka inimesele ja samamoodi inimeste toidulaual. Et 75% maailmas tarbitavast toidust praegu pärineb vaid 12 taime ja 5 loomaliigist. Ja viimase 125 aasta jooksul oleme me kaotanud umbes 3/4 oma toidulaua mitmekesisusest. Me sööme palju vähem mitmekesist toitu. Ja praegu kasvatataksegi eriti just siis nagu nendes intensiivpõllumajanduslikes tootmiskohtades geneetiliselt ühetaolisi taimi, vilju ja hoolimata sellest, et tegelikult on meil maailmas umbes 14 000 liiki erinevaid söödavaid taimi, mis tagaksid oluliselt tervislikuma vitamiini ja toitaine rohkema toidulaua meile. Ja see mitmekesisus ongi inimese tervise seisukohast oluline sellepärast, et erinevad taimed ja viljad ja juurikad sisaldavad erinevaid vitamiine, mineraalaineid ja toitaineid ja mida mitmekesisemalt me sööme, seda tõenäolisem on, et me saame kõik need meile vajalikud ained sellest toidust kätte ja oleme siis ka tervemad. Ja seega ongi nii, et mida rohkem erinevaid taimi me kasvatame või kasvada laseme, seda tervislikum on see meile, aga ka tolmeldajatele. Ka nemad saavad kätte selle, mis neile on vaja. Nad saavad erinevad pesitsuskohad, nad suudavad säilitada ka omaliigilise mitmekesisuse. Ja
Ja lisaks mitmekesisus taimedes, mis meid ümbritsevad, tagab ka suurema vastupidavuse haigustele, kahjuritele, ka põuale ja üleujutustele. Et loodus meie ümber on siis ka vastupidavam kõigile neile globaalsest soojenemisest ja kliimamuutusest tingitud ohtudele. Seega kokkuvõttes, mida rohkem erinevaid liike me toiduks kasvatame nii endale kui loomadele, lindudele, putukatele meie ümber, seda tervislikum meile, aga ka tolmeldajatele. Ka nende toiduvalik on suurem ja lisaks mitmekesisus looduses kaitseb meie toidusüsteeme ka kahjurite, haiguste, ka põudude ja üleujutuste eest paremini, et see suurendab nende vastupidavust. Ja põllumajandus on valdkond, kus kriisid võivad tekitada väga suurt kahju ja selleks, et tagada pikas perspektiivis meie toidujulgeolek, selleks, et me saaksime ka tulevikus piisavalt tervislikku ja head toitu, on meil vaja kaitsta tolmeldajaid ja muuta oma toidutootmise süsteemid keskkonnasõbralikumaks ja mitmekesisemaks. Elurikkus tagab vastupidavuse looduses ja inimene on looduse osa, nii et selleks, et kaitsta nii loodust kui iseennast, on meil vaja toetada tolmeldajaid.